Nii, tere hommikut sulle. Tänane teema siis paarisuhe ja eeldamine. Kui sa siin oled, satud siia seda täna kuulama, siis võib-olla see ei ole üldse nagu ainult paarisuhte teema, vaid see on üleüldiselt ka. Et me väga palju asju oma süsteemis eeldame. Meie jaoks on mingisugune pilt loodud, meie jaoks on mingi lugu loodud, meie jaoks on mingi vastus loodud. Ja me teise inimese käest küsimata eeldame, et ta vastavalt sellele ka käitub. Ta annab mulle sellise vastuse, et ta käitub nii, aga tegelikult see ei pruugi üldse nii olla, sellepärast et see teine inimene ta ei tea võib-olla teiepoolselt üldse seda soovigi, ta isegi võib-olla ei tea, millest see mõte niimoodi teil on pähe tulnud. Ja mis on kõige olulisem on see, et me ikkagi üksteisega räägime, see kommunikatsioon, sest nii kaua, kui seda kommunikatsiooni ei ole, nii kaua see eeldus, see ei täitu. Ja siis me oleme solvunud, pahased, rahulolematud ja väga palju emotsioone tuleb ülesse. Nii et siin on väga suur oskus ennast väljendada ja ka teist kuulata. Nii et see mõte või see, mida me siis nüüd tuleb, see mõte, mis meil peas on ja me ootame sinna mingit vastust, siis ei pruugi vastust üldse tulla, sest teine inimene ei tea seda. Äkki tule. No, ei taha tule. Ta leiab mingi asja, siis ei taha liikuda. Ja koer on selles mõttes hea näide, on ju. Ta jääb sinna nuusutama, lihtsalt ei tule edasi. Mina eeldan, et tuleb küll, sest mina tahan täna võib-olla natuke tempokamalt. Ja kui ma talle seda selgesõnaliselt ei väljenda, et tule nüüd, lähme edasi, siis ta ei tule ka ja nuusutab seal oma mingit asja. Nii et ma näen, kui palju nõustamisel ka, et kui palju inimesed tegelikult nad eeldavad, et see partner või see ei pea alati olema elukaaslane või partner, see võib olla ka näiteks laps või siis vanem või sõber või ja kui palju me sellest eeldame. Ma eeldan, et näiteks mu partner teeb midagi ära. Sa võib-olla ei teagi, et see on minu soov. Ta võib-olla ei teagi, et ma väga seda tahan, et see oleks tehtud või ta ütleks mulle midagi sellist. Ta ei ole mulle mitte kunagi mitte midagi sellist öelnud. Näiteks, et ma olen talle oluline või kallis või ilus või seda muidugi võiks partner öelda küll, aga võib-olla mõni lause, mis on ülioluline, et sest meil on mingisugused kindlad haavad, alateadlikud ka väga paljud, mis vajavad tervendust ja vahel on väga hea, kui keegi selle kohta ütleb midagi ilusat. See ei pea olema ilus isegi, vaid see on tervendav, ma pigem ütlen. See tähendab seda, et sa võid kindel olla, ma tulen tagasi, näiteks kui keegi läheb tööle mõneks päevaks, siis meis võib käivituda äratõukamise koht ja kui me ei väljenda seda, et ma tulen tagasi, siis inimene võib ja ta ei saa aru, mis temaga toimub, miks ma mitu päeva olen nagu siukses imelikus pahas tujus või ei ole olen rahul olematu. See on see koht. Ma olen rahul olemata sellepärast, et ma alateadlikult tundsin, et mind lükati ära. Nii et see eeldus, kõigepealt on muidugi vaja selgitada välja, mis on sinu enda süsteemis kõige suurem valukoht, kõige suurem puudujääk. Ja kui ma seda tean, ma pean õppima kõige rohkem ennast tundma. See on praeguse aja kõige suurem ülesanne.
ja mitte üksnes tundma, vaid ma pean õppima ka endaga sõbraks saama. Ma pean aru saama, mis on mulle vajalikud kohad ja seejärel ennast õppima väljendama seda, mida ma soovin, mida ma vajan. Nii et ühesõnaga need on olulised kohad. Väikse tiiru, kohe siin hakkas meil kiiremas tempos jalutama. Ja need on olulised kohad enda sees. Nii et kui sulle meeldivad need videod, mul on väga palju videosid, sa võid vaadata siin ka erinevatel teemadel, selleks, et toetada ja natukene lahti rääkida mingeid kohti, siis pane mulle siia like, jälgi minu kanalit, siis see annab mulle rohkem hindu juurde, ma tean, et need on olulised teemad, et ma veel rohkem võib-olla jagaksin ja sa võid mulle julgelt kirjutada ka võib-olla, mis teemal sa soovid, et ma siin sinuga seda teemat avaksin ja ka võib-olla pikemalt mõnda teemat natukene ja päris pikalt räägin ma siis erinevatel koolitustel, nendel erinevatel teemadel ja 4-kuulisel koolitusel, siis on see veel päris pikk, kus ma vaatame, teeme lahti erinevad vaatenurgad, erinevad kohad, et ennast veel paremini tundma õppida, endaga veel rohkem sõbraks saada, sest see on tegelikult meie elu eesmärk. Miks see elu meid nühgib ja pillutab? Ikka selleks, et endaga saada parem kontakt, ikka selleks, et luua enda sees see enda toetav pind, endaga saada sõbraks ja õppida ennast armastama. Nii et mõnusat päeva sulle ja kui sul on küsimusi, siis võid mulle alati kirjutada kairi.kuusma@gmail.com.